ma nüüd ajaliselt isegi ei oska öelda, kui pikk see traditsioon on, sest et mõnel aastal on toimunud järjest need võistlused, aga üldiselt on need 8. siis nii-öelda viski tundmise võistlused. Ja viiakse need praegu siin Šoti klubis läbi, Šoti klubi ruumides. Kohal on 6 võistkonda, siis võistkonnad erinevates klubides, kuhu on koondunud siis nii-öelda viskisõbrad ja inimesed, kes maitse, lõhna, aroomi ja värvi järgi oskavad neid viskisid määrata. Tänasel hetkel siis koosnes see võistlus 2 osast, teoreetilisest osast ja praktilisest osast. Ehk teoreetiliselt siis tuleb tunda viskide, firmade, markide, kohtade ja nüüd ajalugu. Ja praktiliselt siis tuli tunda viskide esiteks maitse järgi määrata ära, mis viskiga on tegu, selle järgi siis vastata, kas nad on toodetud siit 2. või 3. kohas, kuidas järjestada tehaseid, kas põhjast lõunasse või lõunast põhja, on see toodetud saarel või ei ole toodetud saarel, ühelinnase viskid, mitmelinnase viskid, need küsimusi on siin päris mitmesuguseid. No eks me ju kõik teame, nüüd kui iseseisvumisaeg peale hakkas, siis me kõik jooksime ka niimoodi nagu pendlen ühest servast teise. Ja vahepeal ju ei joodud ju kangetust alkoholidest peale viski mitte midagi ja keegi polnudki mitte keegi, kui te viskit joonud. Aga nüüd ma arvan, et alkoholi nii-öelda tarbimine, selle maitsuse ja nii-öelda selle, kuidas nüüd öelda, selle järgi, kuidas kellelegi miski meeldib, on nüüd läinud oma radari juurde tagasi ja viski tarbimine on muidugi tunduvalt vähenenud, ilmselt kui ta oli siin 90. aastate alguses. Aga viskisõpru on Eestis väga palju ja viskisid ei juua. See on vale jutt, viskisid ei juua, viskisid maitstakse. Juuakse mingit muud alkoholi võib-olla ehk ja suures koguses, aga viski on maitsmise alkohol, viski ei ole joomise alkohol. Ja viskist saadakse just nimelt see nauding kätte läbi selle maitsmismeele, mitte läbi koguse, mida juuakse. Võistluse võitis see aasta Lõuna-Eesti viskiklubi.